Sotsiaalministeeriumi toel käivitatud hingehoiu telefonil võetakse vastu tuhandeid kõnesid. Ööpäevaringselt on valves vaimulikud ja ilmikud, kes on saanud selleks vajaliku ettevalmistuse. Vaimse tervise roheline raamat toob meieni selge teadmise, et 2018. aastal hukkus suitsiidi tagajärjel 196 inimest, kellest 150 olid mehed. Neist 11 vanuses 10–19. Märgatavalt on halvenenud kuni 15-aastaste vaimne tervis. Iga 5 neist on mõelnud suitsiidile. Toon välja hingehoiu telefoni, mis alustas tööd 17. juunil 2020. See on täiesti täies mahus rahastatud Sotsiaalministeeriumi poolt. Ja mina olen selle koordinaator. Et sinna on võimalik kõigil inimestel helistada, isegi kõneminuti tasu nende kontolt ei lähe. Et isegi need kõneminutit saab kinni makstud. Nii et 116, 123, kus siis võtavad vastu hingehoidjad, kes on omandanud ka tõesti erialase kõrghariduse. Et on siis seda eriala ja valdkonda ka pikalt õppinud ja tõesti püüavad anda oma parima endast, et toetada ja aidata inimesi. Hingehoiu telefon on avatud ööpäevaringselt ja igal ajal võib helistada. Ja on võimalus jätta ka kõnepostkasti teade, kui soovitakse tagasi helistamist. Ja teemad, millega hingehoiu telefoni võib helistada, on tegelikult üpriski seinast seina. Et kui inimene tunneb, et tal on mure, siis, ja ta ei tule kuidagi ise sellega hästi toime, siis võibki helistada. See ei pea olema mingisugune selline mure teema, mis on seotud kuidagi usuga, kirikuga või millegi sellise religioossega. Selgelt valdav enamus helistavad igasugustel muudel teemadel. Päris palju on suitsiidseid kõnesid, aga valdav on selline üksindus, suhtlemispuudus, tõrjutus, et need on sellised teemad, millega inimesed kõige rohkem pöörduvad. Ja hingehoidja ongi see inimene, kes on toeks teisele inimesele. Ja hingehoidja ei vali neid teemasid, millest ta siis nüüd on valmis rääkima ja ei ole valmis rääkima. Loomulikult me ei saa anda nõu finantsküsimustes või otseselt siis tervisalast nõu, mis otseselt ikkagi on arsti pädevuses. Aga kui inimese hing vajab toetust, siis seal oleme valmis kõigi teemadega tegelema.